Sander, oled spordikeskuses trenni vaatamas. Eelmisel aastal pääsesid sina talve käest, Jaanusel sellel aastal õnneks ei läinud. Sina ei tahtnud teha ülemöödunud aastal, kui oli külm talv spordisaalis trenni. Jaanus on sellise valiku teinud. Jaa, et eks treenerid on erinevad ja vahel tuleb mingeid alternatiive leida, kui on väljas on külm ja Jaanus leidis, et peaks sees tegema, et nii nagu treener otsustab. Mina tegin jah, tol aeg tegin veel väljas. Sa oled saanud nüüd seda spordidirektori tööd teha varsti enam kui 6 aega. Võib öelda, et olen sujuvalt sisse elanud, et jooksvalt tegeleme asjadega, et praegu on selgelt number 1 on esindusmeeskond ja esindusmeeskonna komplekteerimine, et põhirõhk hetkel läheb kõik sinna. Mis seisus me oleme esindusmeeskonna komplekteerimisega? Jaanus 2 nädalat tagasi ütles, et kiireid uudiseid oodata ei maksa. Nüüd siin kaamera taga sinuga rääkides sain vihjeid, et siiski varsti võib uudiseid tulla. Ja, et me töötame iga päev ja loodame, et saame veebruari alguseks võistkonna komplekteeritud. Et praegu on mõned otsad on veel lahti. Tahaks uskuda ja loota, et need valikud on sellel aastal paremad, kui nad on eelnevatel aastatel olnud, et testime neid pikemalt ja võib-olla see testitavate ring on natukene suurem, kui on olnud eelnevatel aastatel. Et see annab hea aluse selleks, et neil on kvaliteeti. Aga enne suurt mängu ühelegi legionarile lepingut ei pakuta ikkagi? Ei, et kindlasti, et ma arvan, et siin 1-2 mängu, pluss treeningud, et nüüd kindlasti vaatame väga kriitiliselt üle. Kuidagi rahulikum on olnud see pre-season. Möödunud hooajal läksime ka esimesele hallimängule vist 2 või 3 vahetusmängi, aga tänavu seda ohtu ei ole. Ja, et eks me õpime iga aasta, kuidas saab nagu asju paremaks teha ja hetkel võib öelda küll, et me oleme suhteliselt heas seisus võrreldes eelmise aastatega. Jaanust ma tundsin varasemalt ja ma teadsin, mis tüüpi inimesega on tegu ja hetkel on tal hea klapp võistkonnaga ja loodame, et see läheb veel paremaks.